vahtu tekitav on küll, ta päikest peegeldav on küll. Üle kivide ja mätaste vesi vaikselt pehmelt voolab, ta väga rahulik on küll, ta väga rahulik on küll. Iga vesi jõuab ükskord jõkkeda, selleks ületab kõik tõkked, kuid varsti hoia tahab tagasi, ta oma koju tahab tagasi. Tule sööma, eks? Kullakene toit jahtud ära. Toit on valmis! Niimoodi on kogu aeg, niimoodi on kogu aeg. Ema tuleb töölt koju, saad sa aru, ema tuleb töölt koju, ema võtab üle põrandad, ema teeb süüa, ema peseb nõud ära, ema teeb kõike ja sina ei tee midagi. Tead poiss, koolist helistati täna. Sul on 17 põhjuseta puudumist ja 12 puudulikku. Sa ei lõpeta oma klassi ära. Oh, Muti! Muti ei anna. Kui Muti, kuule, anna siia. Tead sa, mis sa ei anna? Kui on minu oma? Kui ma väga vihane. Ei saa. Tegi. Tead. Nüüd sa. Igavene loom. Tead, Muti on mingi naine. Istu maha. Sööka valmis, tule! Ei enne. Tere õhtust! Täna on 17. märts 2012 ja see on kiri minu tütrelt. Ta pani selle oma Facebooki seinale üles, kõigile sõpradele näha. Parandasin eile tüdruku arvutit 6 tundi. Uuendasin tarkvara, mis läks väga kalliks maksma. Ma loodan, et sa näed seda videot, tütar. Täna avastasin kirja su Facebooki seinalt, kuigi arvasid, et oled kaval ja blokeerid juurdepääsu vanematele. Loeksin selle kirja hea meelega ette. Vanematele. Minu ülesanne ei ole koristada teie sitta. Meil on selle jaoks koristaja. Kui tahad kohvi, tee see ise. Kui ilusat aeda, nii ta ise. Sa võiksid mulle koristamise eest raha maksta. Kui koolist tulen, pean pesema nõud, puhastama kasside toidukausid, pesema põrandad, tegema kõigi voodid ära ja viima prügi välja. Kõike seda on koolitöö kõrvalt väga raske teha. Sajab mind hulluks. Ma lähen magama kell 10 õhtul, sest olen väsinud, et teha midagi muud. Ja koolihommikutel ärkan 5 ajal, et valmis jõuda. Nädalavahetust ärab väike vend mind juba hommikul 6 ajal üles. Ja see kõik on tõsi. Ma olen väsinud sellest jamast. Mul ei ole elu. Ootan juba seda päeva, mil te olete vanad ja vajate mu abi. Kui mina ei tule, sinu tütar. Meil on koristaja ja tema näeb ühes päevas rohkem vaeva, kui sina seda üldse kogu elu jooksul näinud oled. Maksta sulle kodutööde eest.
kas sa teed nalja või? Räägid ikka tõsiselt. Sa tuled koolist koju, võtad elutoa põrandalt tolmu, mis võtab umbes 3 minutit. Puhastad kassi toidukausi, mis võtab minuti. Kui nõudepesumasin on täis, tühjendad selle. Kui tühi, paned mustad nõud sisse. Kui sul on voodi tegemata, tee see ära. Sa ei pea tegema mitte kellegi teise voodid peale enda oma. Sa oled 15, kohe saamas 16 ja sina tahad, et me ostaksime sulle uue sülearvuti, uue kaamera, uue fotoaparaadi, uue iPodi ja nii edasi. Aga sina ei liiguta oma tagumikugi, et endale tööd otsida. Siis kui mina olin sinu vanune, kolisin ma kodust välja, elasin üksi, käisin kolledžis, lisaks rügasin 2 töökohal ja olin ka vabatahtlik. Sinul ei ole rasket elu. Sinu ainuke kohustus on tõusta õigel ajal üles ja minna bussi peale. Ja see on ka kõik. Viimane kord, kui sa lollust tegid, võtsime ära su arvuti, mobiiltelefoni ja sa ei saanud Facebooki minna. Sa lubasid, et ei tee seda enam mitte kunagi. Aga mis see siis nüüd on? Ma ei tea, kuidas öelda sulle, kui pettunud ma sinus olen või ebausaldusväärne sa oled. Panen selle video sinu Facebooki seinale, et kõik su sõbrad saaksid näha, mis juhtub pärast sellist kirja. That right there is your laptop. You see it's out here on the ground. This right here is my 45. That was the first round. These are exploding hollow point rounds from yeah, and you have to pay me back for these too, because these are about $1 a piece. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh yeah, and after that comment you made about your mom told me to be sure I put one in there for her, so that one's from her. And if I got one left, I got 2 left. Now I'm out. Romance.